Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Tõvemägi ja esines kuldne trio Kurgid sulle, raha mulle ja eks see natukene sinna poole suunab meie mõtteid, et kuidas me oma suhteid siin Eesti Vabariigis korraldame. Elu on nagu karp šokolaadikomme, sa kunagi ei tea ette, mis sa sealt saada võid, ütles Forrest Gumpi ema ja nii on ka Eesti poliitikas, kunagi ei tea ette, mis mõne tähelepanuväärse poliitiku suust välja tuleb ja sel nädalal üllatas avalikust sotsiaaldemokraadist siseminister Lauri Läänemets, kes väljendus ennast üsna ühemõtteliselt umbes nii, et vabaturumajanduse aeg on enam-vähem möödas ja tuleb hakata riiklikult riigi ja majanduse asju korraldama. Nojah, need ajad, tsiteerin, kus me ütleme, et turg ise paneb kõik paika ja kõik juhtub iseenesest, need ajad on läbi. Valitsus peab majandusarengut suunama ja see, et riik tegeleb valitsuse majanduse suunamisega, seda me ju teeme. Tsitaat tema suust, sotside juhi suust. No, see on jah täitsa hämmastav, et milliseid veidraid mõtteid tänapäeval võiks ju mõelda, eks, et riik kahtlemata saab mõjutada oma otsuste ja valikute ja kulutamistega, aga see valiku võimalused on siiski nagu piiratud, et kui me nüüd mõtleme kas või selle peale, et räägitakse, et me kasutame riigieelarve defitsiiti majanduse mõjutamiseks, et hoida nõudlust üleval parimates keynesianismi vaimus. Et siis, kui me seda lähemalt vaatame, siis tegelikult see mõju ei olegi ikkagi nii suur. Et lisaks nüüd riigieelarve tasakaalule mõjutavad nõudlust pakkumistega laenude pakkumised ning eksport. Ning kõiges selles kontekstis riigieelarve puudujäägi kaudu stimuleerimine või jahutamine ülejäägi kaudu on ikkagi nagu vägagi
piiratud ulatusega, eriti avatud väikeriigis. Ja see kõik nagu paneb mõtlema, et kust paganast küll nagu Läänemets oma selle maailmapildi ja teadmised on saanud. No ja naljakas on see, et sotside esimees ei rääkinud sotsiaalsest turumajandusest. Mäletate, Eestis oli ka periood, kus Tiit Vähi 3. valitsus vist oli see, kes rääkis hästi palju sellest, et sotsiaalne turumajandus võiks olla üks tee, see on siis selle majandusmudeli autorid olid teise maailmasõja järgsed Saksamaa kristlikud demokraadid ja mõte oli siis selles, et turumajanduse üldised reeglid kehtivad, aga seal tuleb tagada kõigile nagu igapäevane toimetulek ja võtmekohane eneseteostus. Ehk siis üllas idee, aga päriselt ma ei tea ühtegi riiki, kus see... Mis oleks tähendanud väikseid piiranguid selle kaudu, et sul on sotsiaalkulud ja no, ka kollektiivlepingutega reguleeritakse alampalka. Ja, aga tahaks natuke siis täpsustada neid, mida siis Lauri Läänemets on aja jooksul ka öelnud ja muuhulgas sel nädalal siis just nagu vastukajana selle Lauri Läänemetsa nende mõtete peale keegi tsiteeris kedagi ja see tsitaat kõlas nii, et sotsialismi harjutamiseks tuleb leida riik, millest ei ole kahju. Eks me seda kõike oleme näinud, osa on oma naha peal tulnud, aga tegelikult see, mida Lauri Läänemets räägib, pole midagi uut. Sotsiaaldemokraadid muidugi midagi väga teistsugust ei ootaks, aga meenutame sellist asja, et tänavu aasta märtsi alguses Äripäev korraldas oma essee konkursi ja sinna esitas oma essee ka siis Lauri Läänemets ja selle loo pealkiri on Peame üle minema missioonimajandusele ja selle sissejuhatus kõlab nii. Kapitalism vajab põhjalikku muutust ning üle tuleb minna majandusmudelile, kus riik teadlikult turge kujundab. Ja nüüd, et mitte jääda siis paljasõnaliseks, siis toob Lauri Läänemets tsitaate Raul Kirjanenilt, LHV Grupi juhilt, Marti Häälelt ja Taavi Madibergilt ja siis teeb sellise hoogsa kokkuvõtte ja ütleb, kõik need tipptegijad ütlevad tegelikult üht, riik ei saa olla enam pealtvaataja rollis nagu viimased 30 aastat, riik peab majanduse arengut suunama, tegelikult ütlesid need ettevõtjad rääkisid sellest, et kuidas riik kavatseb luua paremat keskkonda äritegevuseks. Nii et siin on siis minu meelest Lauri Läänemets nagu kallutas seda paati enda poole, aga kui otsida nüüd neid tema mõtet siis juuri, siis toetub ta majandusteadlase Mariana Mazzucato raamatule Missioonimajandus, kus siis Mazzucato väidetavalt kirjeldab COVID-kriisi näitel, kuidas kulud ja kokkuhoidu ülistanud riigid pidid haiguse puhkedes lihtsalt lootma erafirmade vastutulekule. Näiteid, tsiteerin Lauri Läänemetsa, näiteid, et meil on vaja kapitalismis põhjalikku muutust ja sulgudes ja mitte kapitalismi kaotamist või asendamist, et suuta aina süvenevate probleemidega toime tulla, leiab digilahest kuni keskkonnakriisini. Ma ei tea, mina ei ole seda Mariana Mazzucatot lugenud majandusteaduslikku teoset, ma ei loegi tegelikult, aga kas sa, Eldur, oled seda missioonimajandust lugenud? Otseselt mitte, eks, ja me oleme veidikene kommentaare lugenud ja kui ma nüüd siin niimoodi ootamatult üritan nagu meenutada, et siis ikkagi vist nagu süüdistati seda Mazzucatot ka nagu rohkem sellises marksistlikes hoiakutes ja noh, kui ma nüüd mõtlen edasi selle Läänemetsa mõtete peale, eks, et noh, ta ikkagi nagu tahaks saada rohkem ressursse riigi kätte ja noh, rohkem siis riigi poolt tehtavate otsustega neid jagada edasi inimestele versus siis inimeste endi valikud. No jaa, aga riik ju on teinud otsuseid näiteks toetada investeeringuid, noh see sama kaitsekulud, mis on nüüd ka osadeks võetud ja milles selgub, et ühtepidi moona, mida tahetakse osta, ei ole nii palju osta ja teistpidi, et kõik need sinna reale kirjutatud kulud ei lähe mitte otseselt kaitsekuludeks, aga need mitte, et noh, selles mõttes riik soovib dividenditulu ettevõtted, riik
on otsustanud soosida investeeringuid, ehk siis paratamatu ja see ei ole mitte ainult Eestis niimoodi, see on kõigis riikides niimoodi, see ei tähenda ju minu meelest seda, et kui turumajanduse alustalad on kuidagi kõikuma löönud. Üks põhimõte on muidugi ka see, et Lauri Läänemets on sotside esimees, ehk siis ta juhib ühte suurt parteid, mis kuulub juba mitmes kord valitsusse ja see ei ole tema isiklik seisukoht, tähendab, ta ei rõhutanud, et see on tema isiklik seisukoht, järelikult me võime vähemalt kaudselt üle kanda sellega niimoodi, et see on sotside mõte. Kui nüüd rääkida sellest riigi poolt jagatavatest toetustest, et siis meil turul ei ole konkureerimas mitte üksnes ettevõtted ja mitte üksnes inimesed, vaid tegelikult ka riigid ja omavalitsused ja eks see nagu sammhaaval on läinud sinna maale, et see on nüüd muutunud konkurentsi osateks, et me võime ju näiteks rääkida, et me ei anna põllumeestele toetusi, aga kuna konkurentide juures need toetused on olemas, et siis me paneksime sellistest toetustest loobudes enda põllumehed lihtsalt kehvemasse seisu ja seetõttu me nüüd sellise ideaalse variandi järgi nagu tõepoolest ei saa käituda, aga mu meelest sotsid teevad sellest nagu totaalselt vale järelduse. Et kui me nüüd räägime sellest, et mis on nüüd õige turumajanduse tunnus, et siis on nagu ennekõike see, et me ei jama hindadega, et need hinnad, mida kasutatakse, et need kujunevad vabalt turul ja kui sa nendega hakkad, nagu me Nõukogude Liidus hiiglasliku eksperimendi käigus nägime, et kui sa hakkad nendega jamama, et siis tulemused on üsna hävitavad. Nojah, meid kõiki on õpetatud, et turumajanduses sõltub hind turu nõudlusest, pakkumisest ja kvaliteedist ja üldiselt see ju nii ongi. Ega see ei ole ju muutunud. Ma natuke täpsustaksin siis seda Mazzucato ja Läänemetsa siis ideid, et mida ta siis nagu mõtleb selle teadliku suunamisega. Ma tsiteerin tema siis Läänemetsa seda esseed. See tähendab, et ka ettevõtted pole selle majandusmudeli, siis missioonimajanduse mudeli järgi pelgalt kasumi maksimeerijad, vaid ühiskondliku väärtuse loomisesse panustajad ning vastutuse kandjad. See vastutus väljendub Eesti ja maailma arenguvajadustele tõhusate lahenduste pakkumises, hea peremehelikus ja säästlikus ressursikasutuses ning väärt töökohti luues ning makse makstes ühiskonnale õiglase osa tagasi andmist. Minu meelest ta kirjeldab praegust sellist hästi toimivat lääneliku demokraatliku riigi vabaturumajandust juba niigi, et see arvamus, et ettevõtjad on pelgalt kasumi maksimeerijad, ma pean ütlema, see on vabandage ära Läänemetsa, see on primitiivne ja isegi selle ütlejad kuidagi nagu alandav arvamus. See ei ole nii, vaadake palun ringi, vaadake, kuidas suurettevõtted, kui palju nad toetavad kultuuri, sporti, Eesti arendust, kui palju panevad välja preemiaid, autasusid, fonde, kui palju nad töötavad tegelikult ekraani taga endale ise tähelepanu tõmbamata. Sellise jutuga võib minna Kopli põrandaaluse juuksuri töökoja juurde, et kus on tema siis panus Eestile ja maailma arenguvajadustele tõhusate lahenduste pakkumis ja need ei ole, need ei saagi nõuda, mis puudutab sellist nagu tõsiselt võetavat majandust ja suuri ettevõtteid Eestis, siis kõik nad teevad midagi taolist, et nad otsivadki säästlikke ressursse, sellepärast et meie seadusandlik raamistik on muutunud selline, et sa pead olema ressursikasutuses säästlik, sa ei saa olla mitte hea peremehelik, sest vastasel korral sa istud kogu aeg töövaidluskomisjonis ja pead pakkuma tõhusaid lahendusi, sellepärast vastasel korral sa jääd turult alla, sa pead olema maailma tasemel kogu aeg ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult ma ei tea, siin murtakse lihtsalt suure raginaga lahtisest uksest sisse, see kõik on juba olemas, aga kuidas siis, millist muudatust siin peaks nagu riik endale veel võtma, mida tegema. Võib-olla pole vaja võtta endale rolli seal, kus selle rolli võtmiseks pole mingisugust vajadust. Üks selge asi, mida sotsid on välja käinud ja
mille nad on kaaperdanud Keskerakonnalt ja millest me oleme siin saates rääkinud ja räägime veel, on ikkagi see astmeline tulumaks ehk siis nii-öelda jõukatelt raha ärakorjamine. See on üks sotside lubadus, mille puhul on kõik selgelt mõistetav ja millest nad ei ole taganenud ja ei kavatse ka taganeda, aga mida nad ei suuda ka kehtestada. See on nüüd küsimus, et kas selle sammuga üritatakse saada rohkem raha eelarvesse või see on nüüd kättemaks rikastele, sest nagu väga palju raha sealt ei tohiks nagu saada. Mõlemat heldur. Et kui sa nagu natukenegi nagu hoiad nagu mõistlikkuse piires need astmelised maksumäärad, siis sa näed ja, et see rahasumma ei ole nüüd kuigi suur. Ma küsisin hiljuti siin samas Kuku Raadio stuudios saates ühelt sotside juhtpoliitikult, et kes on siis rikas. Rikas on tema sõnul inimene, kes teenib 6000 eurot kuus ja rohkem, ehk siis Riigikogu liikme palk ilma igasuguse lisatasuta on natukele 6000 euro. Ühesõnaga, Riigikogu liikmed on meil rikkad, võiks öelda. Nii tuleb välja. No selge. Aga sellel kevadel oli üks teine tsitaat, mille ma iseenda jaoks välja kirjutasin ja see räägib seda sama juttu, mida siis Lauri Läänemets ja see tõmbab nüüd sellise nagu silla siis sotsiaaldemokraatlikust mõtlemisest siis kliimaküsimuste lahendamiseni. Need kaks asja on tähelepanuväärselt omavahel seotud ja Delfis kirjutas Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk ja nüüd ma tsiteerin. Seega saab muutuste juures olema väga suur roll riiklikul suunamisel. Me oleme varasemast igaüks ise majandab süsteemist astunud reeglite alusel toimivasse majandusruumi. Midagi ei ole parata, riigi roll on suur, piitsa ja präänikud tähtsus kindlasti ei vähene. Kui ma nüüd vaatan innovatsiooni peale, siis suured leiutised on ikkagi siiamaale toiminud selliselt, et nad on millegi poolest olnud paremad, et kas nad annavad sulle mingisugust seni olematut toodet või nad võimaldavad asju odavamalt teha. Et nüüd taastuvenergia paistab olevat hästi suur erand, et sest majanduslikult omal jõul ei oleks ta nüüd kuidagi suutnud turule ennast välja murda, et tänaseks ikkagi nii tuule kui päikeseelekter on ikkagi tulnud väga suure riigi karguga ja see sama kark ongi olnud nüüd vajalik, et seda ideoloogiast tulenevat pööret saavutada. Ja siit on nagu selge see, eks, et seal, kus on edu saavutatud, seal üritatakse siis seda edu ka laiendada ja arendada ja samamoodi peaks see tulema just riigi abiga. No jah, aga see on mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa Liidu eesmärk, et 2030-2035 toodetakse taastuv elektrit vähemalt Eestis sama palju, kui on kogu tarbimine, et see nõuabki... Ei ole Euroopa Liidu eesmärk, Euroopa Liidu eesmärk on 42%, aga Eestis on 2030 just, Eestis on seda tõstetud nagu oluliselt ja tont teab, mis põhjusel. Kuskil toas istusid inimesed, mitte väga palju neid ei olnud, mõtlesid välja, paneme 2030 lahe. Aga see eeldab väga paindlikku ja kindlat ekspordi, impordisüsteemi, salvestusvõimalusi, mis kõik on investeeringud ja mille loomine on paganama kallis. Ja paraku on nii, et üldiselt elektrit saab ikkagi toota nii palju, kui tarbitakse või nii palju, kui annab eksportida või kui rohkem tarbitakse, kui me ise toodame, siis tuleb seda kusagilt importida. Ja sellest sõltub ka elektri hind, nii et tegelikult kõik see roheelekter ja ka kavandatav tuumajaam, mina isiklikult olen tuumajaama pooldaja, kordan siin kuulajal üle, need kõik nõuavad investeeringuid ja see ei ole lihtsalt eraettevõtte investeering, siin peab paratamatult tulema ka riigi tugi, mis omakorda viib meid sotside esimehe sõnavõttu. No siin sa peaksid muidugi täpsustama, et milline riigi tugi peaks tulema, sest vähemalt Eesti tuumajaama
eestvedajad on nagu üldjuhul öelnud, et nad teeksid selle tuumajaama ka ilma riigi toeta ära, kuigi siin on nüüd nagu tõdetud viimases otsas, et riik on kõik need samad hinnasignaalid sedavõrd sassi löönud ja et nad enam päris lõpuni ei usu ka, et see nii õnnestub. Ja see on väga laiem küsimus alates asukohast sõltuvalt tuumajäätmete paigutamisest ja turvalisusest, et see lihtsalt ei ole ühe ettevõtte asi, see on ikka palju laiem. No selge, see vajab seadusi, vajab inimesi, vajab nende koolitamist, vajab ka kõrghariduses vastavate muudatuste tegemist, et selliseid inimesi saaks koha peal koolitada, et need ei peaks kuskilt väljaspoolt sisse tooma ja nii edasi, et see on tõepoolest väga suur asi, samus tuumajaam nõuab ka selliseid suuri tööstusettevõtteid, mis tarbivad selle elektri ära, et nagu sa Ainar ütlesid, et see kõik, mis toodetakse, see tuleb ära tarbida. Et see käib eriti ka tuumajaamade puhul. Või eksportida. Ja, aga kui me juba jõudsime siis energeetikasse, siis ei ole ju, on ainult paar aastat sellest ajast, kui kõik Eesti elanikud said ekspertideks viroloogia alal ja viisin ennast kurssi kõige uuemat avastustega, avastasid ise nii mõndagi muud, et praegu paistab, et energeetika alal inimesed harivad ennast tugevasti, sellest räägitakse ka palju sel nädalal. On olnud mitmesuguseid huvitavaid seisukohti, on avaldatud sel alal, on see kogenud elektriinsenerid ja meriitprofessorid nagu Väino Rajangu, Postimehes on endine peaminister Juhan Parts, siis ERR-i intervjuus rääkis väga huvitavalt energeetikast ja Juhan Partsi seisukohta, samuti nagu Väino Rajangu seisukohad on väga kriitilised ja samas on nad spetsiifilised ja need inimesed tunnevad seda asja, kus nad ütlevad, et tõepoolest, et sellised eesmärgid nagu Eestil on seatud, see on, ei ole teada, kuidas ja kus kohast need eesmärgid on tulnud, kust need on võetud, kas need on üldse saavutatavad, kuidas on võimalik, et meretuureparkide puhul taotluslikud numbrid või need plaanid muutuvad üleöö üle 2 korra ja palju muid selliseid detaile, et nüüd nende nimekate inimeste hulka ma lisaks kindlasti Arvi Hamburgi, kes juba tunduvalt varem on ka täpselt samadele asjadele tähelepanu juhtinud ja ma muidugi ei saa ütlemata jätta, et me siin keskpäevatunnis ka rohkem kui aasta tagasi oleme täpselt samast asjast rääkinud, aga nüüd nagu hakkab see kõik vist juba nagu natukene ka vilja kandma, sest et isegi Kristiina Kallas, üks 3 koalitsioonipartnerist on öelnud, eks, et tegelikult ikkagi nagu võiks olla ka need arvutused, et kuidas see Eesti elektrimudel välja näeb, et see oli eelmisel nädalal ja kui ma olin Arenguseire Keskuse konverentsil, seal ka Eesti Pank ütles, et nad ka otsisid, aga ei leidnud seda mudelit ja kus oleks kirjeldatud, et kuidas see tootmine ja tarbimine täpselt välja näeb ja siis nad ütlesid, et ega siis ei jäänudki muud üle, tuli hakata endal tegema. Kristiina Kallas küll esitas rohkem küsimusi kui vastas nendele. Ja tema ei peagi vastama, ta on ju haridusminister. Milline tarbimine on aastal 2035, millised on salvestuse mahuplaanid, kes ehitab, kes investeerib ja nii edasi. Väga õiged küsimused, aga vastuseid tuleks. Kristiina Kallas ei pea neid vastuseid andma, ta on haridusminister, need vastused peab andma kliimaminister Yoko Alender. Ja ta on valitsuse liige, kes vastuseks nendele küsimustele ütles, et tal on see suur plaan on tal peas olemas, vabandage, et suur plaan on tal peas olemas, mille peale siis küsiti, et aga äkki saaks sellega paberile panna. Meiegi ootame. Armas Yoko, palun pane see plaan paberile, mis sul peas on, nii et kogu rahvas ja ka meie siin saaksime arutada. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ja räägime edasi
poliitikast ja sel nädalal uued reitingu tabelid ja praeguse seisuga võiksime öelda, et reitingute järgi on Eesti erakondade järjestus selline: Isamaa 28,7%, Reformierakond 19,2%, Keskerakond 13,1%, EKRE 13%, Sotsiaaldemokraatlik erakond 12,7% ja siia paneme jutumärgid, hüüumärgi taha, parempoolsed Eesti 200 mõlemad 4,3% ehk allpool valimislävendit. No ma nii dramaatiliselt ei võtaks seda sotside kõikumist, et seal territooriumil 15-12 toetusprotsenti, eks ja, aga et kui te nüüd oskaksite nüüd mingisuguseid põhjuseid seal tagant välja tuua, et siis see nagu oleks muidugi oluliselt huvitavam, et minul nagu ühtegi sellist kindlat teooriat ei ole ja ilmselt nüüd need Läänemetsa tähelepanuväärsed avaldused, et need nagu ei saanud veel nii palju ka seda mõjutada. Need üldse ei mõjutanud seda. Aga meenutagem, et sotsid olid aasta tagasi ikkagi 8-9% künnisel, praegu on 13% ja tõesti nad tõusid hooga ja nüüd on 5% on ikkagi kõvasti üle veapiiri, et olla Keskerakonna EKRE-ga samal pulgal tähendab pigem nagu Keskerakonnale võimalust. No midagi rõõmustada siin ei ole, et nad on ikka teinud korraliku kukkumise 6 aega läbi, et siis politoloog Martin Mölder ise arvab, et selle kukkumise üheks põhjuseks võib olla kogu see sekeldamine, mis toimus Lasnamäe linnaosa vanema Juliana Jurtšenko ümber, teatavasti Juliana Jurtšenko, kes oli sotsid ei suutnud, ma ei tea, alates sellest ajast, kui nad sooritasid oma sellise sotsiaaldemokraatliku pöörde Tallinna linnavalitsuses, teiste erakondade abiga muidugi, ei suutnud Lasnamäe linnaosa vanemat määrata, seal oli mitmesuguseid fopaasid, ala lõpmata sattusid sinna inimesed, kes olid, kes ei olnud teljel, kelle oma on Krimm, ei olnud nii-öelda õigel poolel ja lõpuks siis, ma ei tea, 4 kuu pärast valiti Juliana Jurtšenko, kes oli kunagi Keskerakonna poolt siis Lasnamäe linnaosa vanem. Mis see sõnumi? Mitte kunagi, vaid kes oligi Keskerakonna poolt Lasnamäe linnaosa vanem. Ja, aga mis sõnumi see siis annab? See annab selle sõnumi, et kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Inimesed, ärge värisege, kõik naeratage, teie selja taga on Moskva, kõik jääb täpselt samamoodi, nagu varem oligi. Juliana Jurtšenko tegi kiiresti kannapöördeid, terve rea vahetas erakonda, läks Keskerakonnast sotsidesse, mattis sügavasse auku maha oma endised seisukohad, ütles, et tegelikult on tal rinnas olnud kogu aeg hoopis teised seisukohad ja politoloog Martin Mölder arvab, et see on üks asi, mis näitab inimeste meeleolu, et toetuse andmed langesid. Ja kommenteerimist väärivana nagu tundub siin selline emotsioon, et sotsid on just nagu vampiirid ja kes imevad Keskerakonda nüüd viimseni verest tühjaks ja aga nende see selge plaan on ikkagi saada oluliselt tugevam pidamine venekeelsete valijate hulgas ja üks osa sellest on ka see, et nad väga järjekindlalt seisavad selle vastu, et Vene kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõttamine, mis nagu tekitab siis seda küsimust, et kui suur see vahe siis ikkagi sotsidel ja Keskerakonnal üleüldse on. Tundub, et Keskerakonna eestimeelsus on praegu kohati isegi suurem ja loomulikult nagu ikka poliitikas varitab see ka populism, aga sotsidele meeldetuletuseks, et tuleks siis ikkagi kokku lugeda, kui palju on näiteks Tallinna linnale kuuluvate asutuste nõukogudes sotse. Minu andmetel on neid seal päris palju ja neid on juurde tulnud pärast seda, kui sotsid said linnavalitsusse ja linnapea koha, aga Keskerakonnast rääkides, Keskerakond on tulnud välja mitme algatusega, üks huvitav algatus, kordan, loomulikult võib selle liigitada poliitiliseks populismiks, aga populism on poliitikas mitte ainult negatiivse märgiga, vaid see kuulub poliitika juurde, on see, et muuta Riigikogu liikmete palgasüsteemi niimoodi, et 50% palgast oleks siis põhipalk, mida Riigikogu liige saab, sõltumata sellest, kas ta üldsegi päevagi Riigikogus käib või ei käi, ja ülejäänud 50% ehk pool palgast on sõltuv sellest, kui palju ta osaleb komisjonide istungitel või kui palju ta osaleb Riigikogu
istungitel Riigikogu saalis. Muide, mina olen ise kokku lugenud ühte istungit, kus ma lugesin kokku 8 Riigikogu liiget, kes olid saalis. Ehk siis see algatus on iseenesest väga huvitav. Küsimus on nüüd selles, kes seda Riigikogu liikme tööpanust mõõdab, sest väga paljud Riigikogu liikmed, nii selle kui eelmise kui ka üle-eelmise koosseisu liikmed on ju öelnud, et Riigikogu liige teeb tööd 24 tundi, 365 liiga-aastal 366 päeva. Riigikogu liige, kes piisavalt harjutab, suudab ka lahtiste silmadega kui jänes magada, kui ta istub Riigikogu saalis ja mitte midagi teha. Et ma annaks 2 punkti selle idee eest Keskerakonnale, kuna see on selline täitsa vaimukapoolne idee, mis tekitab juba tuntud teemas mingisuguse uue vaatepunkti. Selge on see, et keegi kunagi tõsiselt seda asja arutama ei hakka, aga kui sa paned selle asja lauale ja suudad talle mingisuguse huvitava spinni juurde anda, et siis see on päris tore. Nüüd see idee, et sotsiaaldemokraadid muutuvad vaikselt Keskerakonnaks, et saada endale siis vene elanikkonna hääled, see on iseenesest selline, paistab vähemasti Tallinna mõttes paistab, et see peab, et sellel on põhja, sellepärast, et muuhulgas on ka see sotsiaaldemokraatide toetus, mis on järsu kukkumise läbi teinud, et see on tulnud peamiselt eestlastest valijate arvelt. Ehk et nii, et neil õnnestub siis saada juurde venekeelseid hääli, võib-olla, paneme jutumärkidesse, aga mida nad kindlasti saavutavad sellise tegevusega, et nad saavutavad eestlastest valijate vähenemise. Et see toimub Tallinnas. Tallinnas on muidugi olukord natukene teistsugune, sellepärast, et Tallinnas on väga ambitsioonikas sotside juht Jevgeni Ossinovski, kellele minu meelest isegi Tallinn on liiga väike, ta on ikka selline riigi tasandil kombineerija. Tallinna tasandile sobivad paremini sellised Reformierakonna Triple P või PPP või Peeter Pärtel Pere tüüpi sebijad, kes suudavad sõita jalgrattaga mööda linna ringi, samal ajal rääkida telefoniga, pidada kinni mõne bussi, riielda selle juhiga, et too sõitis siis jalgrattatee peal, lubada ära koristada kogu lumi, kogu linnast, seejärel 2 kuu pärast või 3 kuu pärast öelda, et ta pole midagi taolist lubanud kunagi. Ühesõnaga, kes sekeldab, aga ma mõtlen kogu aeg selle asja peale, et nüüd on Lauri Läänemets on ka öelnud ju seda, et reitingutel praegusel hetkel pole mingi tähtsust. Reitingud muutuvad oluliseks järgmise aasta alguses, sellepärast järgmise aasta lõpus on kohalike omavalitsuste valimised nii. Ja see, kuivõrd hapral jääl tegelikult see praegune linnavalitsus püsib, et seda teavad ju kõik, kes sellist kommunaal- ja munitsipaalpoliitikat jälgivad. Aga mida ma mõtlen nüüd siis vaadates sellele, kuidas ühiskond reageerib sellele praegusele linnavalitsusele, liikluse aktiivne muutumine, siis selles mõttes, et autojuhid kiruvad, et neil ei ole enam, et ummikud on pikad, liiklus on keeratud sinna samuskisse ehk täiesti pekki aetud kõik. Sama panna sinna kõrvale siis veel sotside pingutused venekeelse elektoraadi võitmisel ja samal ajal siis nii-öelda eestikeelse elektoraadi huvidest või eelistustest ülesõitmisel. Ma arvan, et see kõik tekitab sellise tulemuse, et nii Reformierakond kui sotsid saavad kõvasti kotti, sest nad on teinud asju, mis linna elanikele aktiivselt närvidele käivad ja mis muudavad nende igapäevase elu palju halvemaks. Ma ei räägi ainult siis liiklusest siin, aga liiklus on peaasi. Ja kus te kujutate endale ette, et kõik need autojuhid, kes vedavad 1000 tunde, istudes mingis pikkades sabades sellistes kohtades, kus on 1-2 sõidurada ära võetud, lähevad järgmisel sügisel, lähevad siis valimiskastide juurde ja hakkavad valima Peeter Pärtel Pret. Vot Peeter on üks täitsamees, vot tema on täitsamees, ta võttis sealt 2 rada ära, nüüd mul läheb hommikul 45 minutit kauem, et tööle jõuda, vot ma valin ta kindlasti tagasi, ma ei taha võtta ei lahjemat ega kangemat mürki, aga ma arvan, et selline tegevus eeskätt Reformierakonna liiklusaferistidele
läheb väga-väga kalliks maksma järgmistel sügisestel valimistel. Üks tarkus on muidugi see, et see, kui palju su vastu ollakse, et sel pole nagu tähtsust, et meie valimistel vastuhääli ei saa anda, eks ja. Mille poolt seal olla on? No just ja, et jah, aga nüüd see kastirrattaklubi, et jah, nagu päris hästi nagu ei jaksa uskuda, et see nii tohutult suur on, aga no mõnes mõttes on nagu see pilt siiski nagu segane, et kunagi ammu räägiti sellest, et ja eriti Tallinnaga seoses, et meil on olemas valged jõud ja siis need teised, mis ei ole nagu üldse mitte valged, eks, et tänaseks on vist küll see erinevus ikka nagu väga väikeseks jäänud. Nojah, valimised on järgmisel aastal. See, mis sa mainisid, viidates Läänemetsale, et reitingud ei ole olulised, vähemalt mitte praegu, reitingud on kogu aeg olulised ja kõik poliitikud, kes ütlevad, et neid reitingud ei huvita, need ei ole ausad, aga tegelikult eks Tallinnas ju möll käib, vaadake, Keskerakonna poliitika on ju hästi huvitav, et kohe pärast seda, kui linnapeade või abilinnapeade umbusaldamisest saab mööda regulaarne aeg, et esitada taas umbusaldus, nii Keskerakond seda ka teeb ja nii juhtus ka sellel neljapäeval, muidugi tulemusteta, aga tegelikult sotsid ju mõtlevad sellele, et järgmisel aastal on kohalikud valimised ja sotsid juba siin viidatult mõtlevad ka sellele, et nende valijate hulgas on mitte-eestlasi. Nüüd minu jaoks on suur küsimärk, et kellele nad siis rohkem panustavad, ilma et nad lõppkokkuvõttes kaotaksid. Ja minu meelest see 5% langus, Heldur, sa viitasid küll sellele, et see ei ole suur, aga tegelikult ta ikkagi on märkimisväärne. Ehk siis kui sotside populaarsus tõusis 9 pealt üle 10, üle 12, üle 15, siis meie ka siin rääkisime, et tõus on vägev. See tõus oli täpselt sama suur kui praegu langus. Nii et tegelikult sotsid peavad ikkagi väga targa otsuse tegema, keda nad siis valivad. Keda nad kõigepealt eeldavad, et on nende valijad, kas eestlased, ja seda nad on tegelikult mõista andnud, et ei, et need on nii eestlased, kui siin valimisõigust omavad mitte-eestlased, ja nende vahel laveerimine ongi üks keeruline ülesanne, millest me saame siin saates küll ja veel rääkida. See ei ole nüüd muidugi ainukene aspekt, see Eesti-Vene liin, et tegelikult ka nüüd see Läänemetsa veider teooria, et sellel on selgelt laiem toetuspind ja et kas või seal samas Twitteris oli nagu näha hulgaliselt selliseid vabatahtlikke, kes viskusid Läänemetsa kaitsele. Nii et nüüd see vasakpoolne maailmavaade eksisteerib meil siin Eestis täiesti ehtsal kujul ja et see nüüd on igal juhul faktor ka, kuigi nagu see just nagu ei peaks ülearu olema kohalike omavalitsuste valimise asi, aga ta siiski taustal on täitsa olemas. Jah, aga ega Läänemets ei kandideeri järgmistel kohalikel omavalitsustel, et see on tema praalib nii-öelda riiklikul tasandil ja Ossinovski kombineerib siis munitsipaaltasandil, aga sellest kõigest me jõuame palju rääkida siinkohal, väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios vahepeal on hakanud vihma sadama väljas, aga pole hullu, küll see läheb üle. Siin Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ja tuletame nüüd kõigile meelde seda, et täna on õpetajate päev ja õpetajate päev on selleks, et õpetajaametit väärtustada ja rääkida muuhulgas ka siis nendest probleemidest ja saavutustest, mis selle ametiga kaasas käivad. Õpetajate päeva tähistatakse erinevates riikides eri päevadel, aga Eestis on selleks tänane päev ja samal ajal siis tähistab ka siis UNESCO maailma õpetajate päeva, World Teachers Day. Nii et suur aitäh kõigile õpetajatele, kes on meid õpetanud ja aidanud elus edasi. Osa olid neist ägedamad, osa olid vähem ägedamad, aga eks oma panuse andsid kõik. Aga Eestis on õpetajatega olnud ju meie õpetajaametit on peetud oluliseks, seda on auses peetud, õpetaja, nagu öeldakse, on maa sool, õpetaja laur on sellise põlise eestlase
intelligentse, haritud eestlase võrdkuju, nii et sellest poolest paistab kõik nagu hästi olevat. Et niisugune tore uudis oli sel nädalal, et toimus e-rehkendus, et e-etteütlused on meile tuttavad asjad, aga e-rehkendus juhtus esimest korda ja see tundub mulle üks vägagi tore algatus ja et mõnikord see üldharidus kipub olevat meil nagu väga äärmuslikult humanitaarne, et see vist oli küll nagu rohkem kui 10 aastat tagasi, kui tõdeti, et kolmandikus Eesti gümnaasiumides on olemas teatriõpetus, nii et natukene nagu mõnikord kippus see haridus meil niisuguseks aadlipreilide hariduseks, aga ma loodan, et e-rehkendus aitab nüüd keskpõrandale kõike seda hoiakut paremini tagasi tuua. 100% kõigis Eesti koolides on kohustuslik matemaatika õnneks, nii et ja kuigi selle juures võib imestada, et kas see laia ja kitsa matemaatika mõte ikka nagu oli väga tark mõte. See on nüüd tõepoolest ise küsimus, jah. Aga matemaatika kõrval on ka kõik teised ained ja üldse vähendamata nende olulisust, ka kehalisest kasvatusest räägitakse, sellest, et lapsed on ülekaalus ja sellest, et kehalist kasvatust võiks viljeleda natuke rohkem. Seda ilmselt väidaksid kõik aineõpetajad, aga loomulikult põhialusteadmised matemaatikast, Eesti kultuurist ja eesti keelest peavad olema kõigil, kes õpivad Eesti koolis. Ma tooksin mõned numbrid ka e-rehkenduse juurde käivad numbrid. Esimest korda see toimus. Kokku osales 19 000 inimest, vastused saatis ära 11 000 ja kõigile 12 küsimusele vastas õigesti 95 osavõtjat ja see tähendas, et 10% oskas siis 10 000 10% oskas siis vastata õigesti ja see idee kuulub siis, nii nagu vähemasti Postimees kirjutab, see kuulub TalTechi rektorile Tiit Landile, kes oli emakeelepäeval presidendi lossi trepil raamatut lugenud ja siis mõelnud, et kui toimub e-etteütlus, võiks ju sama ka matemaatikas olla. Nii et iseenesest on see tõepoolest, et see on väga tore selline ettevõtmine. Ma mäletan minu isa, kes oli tehniliste teaduste doktor, püüdis mind matemaatikas suhteliselt siukest mahajääjat inimest harjutada erinevate selliste ülesannetega, mis ta tõi siis ehitas siis mind huvitavate erialade peale, nagu vormelisõit ja mingisugused muud asjad, et kujuta ette, kui nii mitu seda võistlejat alustavad sellise kiirusega, kes jõuab esimeseni. Ütleme, minu puhul väga hästi see käima ei läinud, et matemaatikut minust ei saanud, aga see, mida siis koos selle e-rehkenduse esimese korraga on ka räägitud, et matemaatika õpetamine, et oleks hea, kui see tuleks igapäevasele elule lähemale, et ta ei oleks abstraktne, et ta oleks rohkem käega katsutav. Et kui vaadata need põhikooli õpikuid, siis seal on mõnikord on, ja tõepoolest nii ongi, et seal on mõnikord täitsa selliseid naljakaid, lapsevanemad teavad naljakaid harjutusi, et väike Jüri läks, ma ei tea, Coopi ja ema käskis tal osta 200 grammi hapukoort ja 4 väikest saia või midagi taolist. Ja siis nad peavad kokku arvutama neid. Jah, kuigi matemaatikaõpetajad oskavad seda tõenäoliselt paremini seletada, aga üks matemaatika võludest ja väärtustest ongi see, et sa paned oma aju tööle ka abstraktsete mõistetega ja et mis mõnikord on mõtlemisele ja olukordadest arusaamise jaoks päris olulised. Mitte ainult õpetajate teema on sel nädalal olnud esil, täna nüüd muidugi õpetajate päevaga, aga sel nädalal on räägitud ka sellest, millised võimalused on või kellele võimalused, kellele lootused, kellele oht on siis Eesti kõrgkoolides tasulise õppe sisseviimisel. Nimelt oktoobrikuust siis algavad Haridusministeeriumi ja Eesti ülikoolide halduslepingute läbirääkimised. Halduslepingud on need, millega siis põhimõtteliselt lepitakse kokku ülikoolide rahastamine ja teatavasti siis ülikoolid ei ole rahul sellega, kuidas neid rahastatakse ja Haridusministeeriumil ei ole piisavalt palju raha, et kõikide soove
täita ja praegu siis on seis selline, et rektorid on omavahel juba nõu pidanud ja mingisugused sellised õhus ripuvad mingisugused erinevad seisukohad, et kuidas siis võiks kõrgharidust rahastada, milline võiks olla siis kõrgkoolide endi osa, siis õppemaksu osas, mis muidugi ei meeldi üliõpilasorganisatsioonidele, kuidas tuua juurde välisüliõpilastega on olnud see probleem, et neid on Eestis olnud üsna palju, aga mingisugusel hetkel tekkis kahtlus, et sel moel on tekitatud migratsioonipump. Aga nemad ei õpi tasuta. Ja, nad ei õpi tasuta, sellepärast, et nende suguvõsa on selle raha kokku pannud, et siis üks inimestest läbi näiteks mõned Eesti ülikoolis pärast saata kuskile Saksamaal ehk teiselt kursuselt jäetakse kõik pooleli, inimene kaob ära, keegi ei tea, kuhu ta kadus, ta ilmub välja kuskil Saksamaal ja siis hakkab seal tööle ja saadab raha koju tagasi. Nii et see välisüliõpilaste küsimus on mingis mõttes tundlik, aga oli seal ka mitmesuguseid muid ideid, et kuidas kõrgemat haridust rahastada. No ja siin on väga palju nüansse. Üks suur nüanss on see, et kõrgkoolid on ju tegelikult ka teadusasutused, ehk siis tegelikult see on väga oluline teema, vähemalt kõigi nende puhul, kes on jõudnud magistriõppesse ja sealt edasi liikunud. Arutatakse ka selle üle, kas tulemusstipendium annaks mingit kokkuhoidu või mitte. Ilmselt mitte, aga võimalik, et see tulemusstipendium on mingisugune märgilise tähtsus, me räägime 100 eurost. Ja märgilise tähtsusega asi tudengite jaoks võib-olla. Mina olin ülikoolis sel ajal, kui stippi sai kui sa enam vähem läbi roomasid, siis stippi sai. Siis kui veel Stalini nimele stipendiumit. Ei, võt seda. Nii vana mees ma ei ole. Need asjad on jah nagu üks osa sellest pikemast reast, et võib ju küll ohkida ja puhkida nende kõikvõimalike kärbete üle, aga nagu samas ma näen, et diskussioonid on läinud käima väga mitmes erinevas valdkonnas, kuidas siis natukene vähema rahaga saada kõvasti paremaid tulemusi, kaasa arvatud siis ka ülikoolides. Et ma arvan, Priit, et need välistudengitest enamus siiski nagu lõpetab ja need, kes siin kavaldavad, et see on nagu ikkagi väiksem osa ja see on nagu alati elus, et sul nagu ei ole sul võimalik saada ainult häid asju, et sul komplektis tulevad nagu mingisugused ebamugavamad asjad ka ja need välistudengitega nüüd meie selle kahaneva rahvaarvu juures on nagu, see on ikka pigem nagu rohkem häid asju kui halbu. Üks tulemus, mida muide on näha võrreldes 15 aasta taguse ajaga, meil räägiti sellest, et suurematel kõrgkoolidel on probleeme kaasaegsete seintega või kaasaegsete auditooriumitega, siis see probleem on tegelikult küll suures osas saanud lahenduse, kui me vaatame ükskõik millist kõrgkooli. Ja, aga et samas nüüd, et need kõrgkoolid oma seal seinte vahel nagu üleüldse nagu saaks edasi töötada, et kui meil need aastakäigud jäävad järjest väiksemaks ja väiksemaks, et siis nagu paljudel erialadel pole enam võimalik lihtsalt õppejõude pidada, et kui peaks läbi ajama ainult Eesti tudengitega. No kindlasti ülikoolidel on selgelt võimalus vaadata oma õppekavasid läbi, mis on üks, mida tehakse tegelikult igal aastal. Et see arvamus või seisukoht, et üliõpilased või ülikoolid istuvad oma mingisuguste teatud õppekavade komplekti otsas ja midagi ei tee, et see ei ole õige. Et kärpida tuleb pidevalt, seda ka tehakse. Senatit ja nõukogud pidevalt tegutsevad, pannakse kinni neid õppekavasid, mis ei ole efektiivsed, kus kulu on lihtsalt liiga suur, liidetakse neid õppekavasid kokku, et seda tehakse igal pool, et nende selle mulle isiklikult tundub, et Eesti kõrgkoolid on nüüd oma betooni osa saanud väga hästi paika. Et kui vaatad nüüd just paar päeva tagasi avati uus vägev tehnoloogiakeskus Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikooli Balti filmi ja meedia instituut just äsja uhkustas suurejoonelisete uute stuudiotega, mida kuskil mujal Eestis ei ole ja kaameratega. Nii et tööd on tehtud, aga meie soovime kõigile õpetajatele jõudu, edu ja jaksu ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.